Me oleme täna Sokka puhkekeskuses, kuhu on siis Eesti Anki suvepäevadele kogunenud palju noorsootöötajaid ja noori ja noortekeskuste töötajaid. Ja täna me käime siin ringikaameraga ja küsime inimeste käest, et mis võiks olla noortekeskustes teisiti. Lähmegi vaatame, et kelle me nüüd kätte saame. Eesti avatud noortekeskuste ühenduse noorteseminar, milleks noorsootöö, alapealkirjaga Tipp ja Lipp ehk kuhu noorsootöö leidis aset 26.–28. juunini aastal 2012 Sokka puhkekeskuses. Osalejaid oli kokku 254, nende hulgas 30 noorsootöö eksperti. Ekspertide hulka kuulusid Eesti noorsootöötajate ühenduse esindajad ning otsustajad erinevate Eesti kohalike omavalitsuste juurest. Kus noortekeskustes ise olete aktiivsed või olete kuskil? Põltsamaa ja Põltsamaa. Kärdla noortekeskusest. Kanepist. Kurtna noortekeskus. Mõlemad Kurtnas. Põltsamaa. Mõlemad Põltsamaal. Nissi valla noortekeskus. Niss ja Kanep, joo, väga tore. Ja küsimus on tegelikult selline lihtne, et mida võiks noortekeskuses muuta? Ma ei tea, kas midagi muutma peabki. Pigem noored võiksid ise aktiivsemad olla ja tulla kohale ja ise teha asju. Meil võiks nagu sise-skateboard nagu ala alla, kus saaks nagu rulatajad ja siuksed nagu siseall. Põhimõtteliselt kõik on olemas, aga no võib-olla rohkem igasuguseid ringe juurde. Ei oska öeldagi kohe niimoodi äkki. Päris raske on niimoodi mõelda. See on tõesti raske küsimus selles suhtes. Seminari eesmärgiks oli püstitatud küsimus. Milleks reaalselt on vaja üldse noorsootööd? Eesmärgi täitmiseks suunasid noored oma pilgu tulevikku, täpsemalt aastasse 2020. Seminari töötoad olid korraldatud selliselt, et noored mõtleksid, kuhu nad tahavad tulevikus jõuda, mida selleks on täna vaja ära teha, kuidas oma tahtmisi saavutada ning kes saaksid neile selle kõige juures abiks ja kasuks olla. Ja tänase päeva küsimus on siis selline, et mis võiks olla noortekeskustes teistmoodi? Peaks noorte käest küsima. Võib-olla rohkem inimesi oleks. Jah. Peaks olema rohkem rõõmu. Ma pakun, et võiks olla rohkem külastajaid noortekeskuses. Igale poole oleks toredaid inimesi vaja juurde. Kas tundub, et hetkel jääb kuidagi rõõmust nagu napiks? Lihtsalt teatav aja jooksul tuleb peale väike väsimus, kuna päevad lõpevad õhtul nii hilja. Eesti avatud noortekeskuste ühendus on noortekeskuste katusorganisatsioon ja paljud seminaril osalenud noored on tuttavad noortekeskuste, nendes pakutavate võimaluste ning noorsootöötajatega. Seetõttu kasutasime seminaril ühe meetodina ära tuttavat noortekeskust. Lasime noortel fantaseerida, milline peaks üks noortekeskus olema ja kuidas saaks noorsootöötajad noori toetada ja aidata unistuste elluviimisel. Tulemusena loodi 15 ideaalse noortekeskuse maketti, kus ära toodud kõik võimalikud viisid, kuidas noorsootöötaja ning noortekeskus saaksid noortel aidata jõuda tulevikus soovitud saavutusteni. No muidu olen Paldiskis, aga seal meil noortekeskust ei ole, et meil on seal huvikeskus. Et seal ongi see probleem, et seal ei olegi noortekeskus, seal on huvikeskus, et noortega seal üldse ei tegeleta. Okei, siis võib-olla Paldiskis juba ongi see esimene asi, mis võiks nii-öelda muutuse alla ehk. Just. Kõik on tegelikult noortekeskus hästi sõbralikud inimesed, nii et kes ei ole varem käinud, võiksid kindlasti tulla noortekeskustesse, et seal on hästi palju nagu tegemist ja hästi toredad inimesed. Jah, nagu see siin. Selge, aga tänan teid. Teisel päeval tekkis noortel võimalus olla ka maakonniti meeskondades. Toimus maakondlik noorte tuleviku visioneerimine, kus noored said lasta fantaasia lendu ning kujundada ise kostüümid ja keskkonna, millises me aastal 2020 elame ja oleme. Eesti Ank suvepäevade teine päev ja küsimus tänasel päeval, mida küsime siis inimeste käest imelihtne. Kuidas sisustada oma vaba aega? Noortekas. Mina sinustan oma vaba aega
muusikakoolis ja tantsin tänavatantsu. Ja mida teed täpsemalt noortekas, millega seal aega veedad? Sõpradega mängime mänge ja käime üritustel. Vaba aega. Mängime, jookseme, paintballi mängime, viibu laseme. Mängin jalgpalli ja sõpradega õues. Millega tegelete oma vabal ajal? Nädala sees mängin võrkpalli ja tegelen rahvatantsuga ja nädalavahetustel Kuremaa vabatahtliku järvepääste ja Punase Ristiga. Väljas käies ja loodust nautides. Selge, ma tänan! Kui esimese päeva töötoas paigutasid noored end tulevikku, andsid ideid noorsootöötajatele ning noortekeskustele, siis 3. päeval tekkis neil võimalus enda isik selle tulevikuga seostada. Toimus iseenda paigutamine makettidele ning arutelu teemal, kuidas ja mida ma pean täna tegema selleks, et 10 aasta pärast jõuda sinna, kuhu tahan. Noored keskendusid sisimas oma õhus olevatele probleemidele ning üheskoos otsiti neile kõikvõimalikke lahendusvariante. Arutleti selle üle, kuidas noorsootööga saab aidata noorte probleeme lahendada ning millised on üle Eesti erinevate noortekeskuste võimalused. Eesti Hangi suvepäevade 3. päev ja mul on nii hea meel, et te siit juhtusite kõndima. Mul on üks küsimus ka teile kiire. Tänase päeva küsimus, mida küsime, et kus kohas tahaksite olla aastal 2020? Ülikoolis. Ei tea, vaata, mis elu toob. Äkki mingi ülikoolis või tööga kuskil nagu suurlinnas kuskil, mitte Eestis. Viljandi linnas. Ja tegemas mida või tegelemas millega? Tegelemas muusika ja noortega. Ma näen ennast tegemas oma enda sellist väikest businessit ja samas ma arvan, et ma vabatahtlikuna ja läbi MTÜ-de kindlasti tegelen noorsootööga edasi. Heas kohas, no ma ei tea, mis elu toob ja ma ei tea, mis elu toob. Siis ma küsin kiirelt veel, et mida tänasel päeval teete juba selle jaoks, et ülikoolis näha end? Õppime ja õppida hästi. Ma kunagi alustasin noorena ühte suhtkoht aasta 2003 vist esimene kogemus on ettevõtjana. Aga nüüd vahepeal on paus olnud ja siis miks ma proovin uuesti jälle otsast alustada? Õpin hästi. Harjutan pilli ja tutvun noorte tööga. Aga teie? Me näeme, et on maailma lõpp vahepeal olnud ja me oleme taevasinglid. Selge, aga tänan teid. Tulevik oli seminaril oluline komponent ka seoses noorsootöö strateegia lõppemisega. Meie eesmärk noorte ja ekspertide kokkuviimisel ning dialoogi tekitamisel oli noortele näidata, et nende ideed ja mõtted on olulised ning neil on alati võimalus astuda kohaliku omavalitsuse ukses sisse ning ametnike poole pöörduda, abi küsida, nõu pidada. Meie videoreporter Jan Pillav, kuidas sina arvad, ütle oma arvamus, mis võiks noortekeskuses olla teisiti, mida sa selles muudaksid? Kas me räägime Saue noortekeskusest? Räägime noortekeskustest üldiselt. Üldises plaanis. Noortekeskuses võiks olla, see on väga raske küsimus, sest et noortekeskus ei saa võtta üldises plaanis, et tegelikult oleks õiglane rääkida igast noortekeskusest eraldi. No räägi enda omast, mida sa Saue noortekeskuses muudaksid? No see on juba parem teema. Saue noortekeskuses võiks kindlasti olla hetkel ringilist tegevust, näiteks muusikavaldkonnas, rohkem kui teda on praegu hetkel, bändilist tegevust, üldse nagu igasugust, ütleme, muusikalisi võimalusi noortele. Ja samuti võiks olla erinevaid sportimisvõimalusi, et nüüd see ei ole nüüd minu muuta, aga sügisest või isegi poolest suvest ma saan aru, et on skatepark tulemas kohe, et see on juba väga hea muutus, et saada välja sellest nii-öelda hallist noortekeskuse nii-öelda tavaimidžist, et mis on jäänud mulje võib-olla inimestele, et on üks piljardilaud ja pingsilaud ja võib-olla on ka mõni arvuti, et just seda võib-olla arusaama muuta. Et noortekeskus on tegelikult üks huvitav koht, kus on palju ringe ja palju igasugust huvitavat tegevust. Olete tänatud!